Halleluja. Palvetame ennem, kui ma lähen selle õpetuse osa juurde. Tänu su, Isa. Isa, ma tänan sind, et sinu püha vaim on siin meie seas ja sina isiklikult oled ka meie seas. Tänu sulle, Isa. Isa, palun, et sa annaksid täna meile ilmutuslikke teadmisi. Isa, et me kasvaksime sinu tundmiseks, mõistaksime sinu plaane, mõistaksime sinu eesmärke. Isa, ava mulle sõna uks, et rääkida neid asju, mis on sinu südames, just viisil, nagu sina oled selle plaaninud. Ja Isa, et see plaan, mis sul on selle koosoleku jaoks tänases päevas, Isa, et see võiks ka teostud saada siin maa peal. Isa, sinu tahtmine sündigu maa peal, nõnda nagu see ka taevas on paika pandud. Isa, ma tänan sind selle hea eest, mis sa teed Jeesuse nimel. Amen. Amen. Kiitus Jumalale. Lihtsalt ma viitan ühele situatsioonile, mis sa võib-olla sa oled kursis, kui sa oled Kenneth Hagini raamatuid lugenud. Aga minust on selles raamatus plaanid, eesmärgid, taotlused. Ta räägib sellest, kui Jeesus talle nii-öelda isiklikult ilmus, millest nagu see raamat on ka lähtunud, siis Jeesus rääkis ka sellest, et Jumalal on paika pandud iga koosoleku jaoks taevas plaan. See on juba paigas. Ja selles mõttes võib-olla isegi siuke mõtlemine, et nagu öeldakse, me ise plaanime ja korraldame ja asju teeme, see ei ole kõige parem ja õige mõtlemine, me peame tegelikult püüdma kinni selle, mis Jumalal on plaanis ja siis seda hakkama teostama. Nüüd see, kas Jumala plaan selle konkreetse koosoleku jaoks teostub 100%, see ei ole ainult jutlustaja või koosoleku juhi nii-öelda ülesanne seda teha. Siis küsib, mismoodi, siis tema ju paneb paika plaani ja ütleb, et mismoodi toimub ja mida ta räägib. Alati on kõigis Jumala asjades mitu külge. Esimene osa on kindlasti seda, et me saame kõik aru, on see, mis Jumal teeb. Ja Jumal teeb oma osa alati. Aga selleks, et Jumal saaks meie elus midagi teha, on vaja meiepoolset osa. See on siis meiepoolset usku. Ja tegelikult mitte ainult usku, vaid meil on vaja ka sükest, nagu öeldakse, kinni haaramist teatud asjadest. Ja meil on vaja ka nii-öelda, võiks öelda mingis mõttes ka reageerida sellele, mis Jumal on tegemas ja mis ta on ütlemas. Mis see tähendab? Tegelikult seesama asi, kui sa koosoleku kontekstis, sa väljendad oma nõustumist, sa väljendad seda, et sa oled huvitatud sellest, sulle läheb see korda. Ja ei piisa alati sellest eestlaslikust noogutamisest või sellisest väiksest naeratusest või tõsisemast näost või midagi taolist, vaid sul on vaja oma nii-öelda nõustumist sageli ka väljendada mingil kombel. Ja sageli on see sama suusõnadega. Nüüd see ei ole see, et me üritame alati ainult mehaanilised olla, et peab ütlema aamen, okei, ma ütlen siis selle aamen. Ei, see peaks olema see, et sa oma südamest haagid selle asjaga. Ja see on see, mis sageli käivitab selle ja tõmbab ka selle Jumala ligiolu alla ja tõmbab ka Jumala plaani esile. Nüüd üks osa on, ma rääkisin sellest ka, et ütleme, see on siis selle kuulaja osa, sest me eelmine kord, kui me vaatasime ka, siis me rääkisime sellest just, kus Jeesus oli oma kodukohas jutlustamas ja kuidas see sealne grupp inimesi, kes seal oli, nad pahandusid tema peale ja nii-öelda ei olnud vaimustuses sellest, nii-öelda, mis ta tegi või mismoodi ta tegi ja kes ta oli nii-öelda ja see ei sobinud neile. Ja nad pahandasid selle pärast ja siis me näeme, kuidas on öeldud, et Jeesus ei saanud seal imesid tunnustähti teha ja siis ta paneb imeks ka nende uskmatust. Me näeme siis mitmeid takistusi, mis olid ees selle jaoks, et Jumala tahe oleks võinud nende seas toimuda. Sest et milleks nii-öelda Jumal andis Jeesusele selle sõnumi, et issanda vaimu mu peal, seepärast on ta mind võinud kuulutama vabaks saamist seotule, nägemist pimedale, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meele pärast aastat. See on Luuka evangeeliumi 4. peatükis on see kirjas. Ja Markuse 6. peatükis ta räägib sellest ka, kuidas see siis ta oli seda sama kuulutamas tegelikult. Ja nüüd see, mis ta kuulutab välja, ei saanud nende seas siiski reaalsuseks. Kuigi see oli Jumala plaan. Nii et kui Jumalal on ka plaan konkreetsete koosolekute jaoks ja ka see laimas mõttes ka sinu elu jaoks, see ei pruugi automaatselt kohe saada teoks. Näiteks on ka üks vale mõttelaad või suhtumine, mis on ka kristlaste seas väga levinud, et lihtsalt mingisugused asjad juhtuvad nende elus, eriti just kas või negatiivsed asjad, ütleme, nad paluvad, et nad võiks näiteks terveks saada ja
ei sünni seda või pannakse isegi käsi peale ja midagi ei juhtu, midagi ei toimu. Ja siis nad ütlevad, et eks see vist oli siis Jumala plaan, et tal on mingid plaanid minuga veel, ta veel mind ei taha terveks teha või mis iganes imelike jutt räägitakse. Nüüd see, mis sinu elus sünnib, see ei ole see asi, millest me järeldame, et see on Jumala plaan. Või siis eriti just millegi pärast inimesed üritavad seda negatiivset asjadega just võtta. Midagi negatiivset sünnib, midagi võib-olla väga dramaatilist, võib-olla keegi lähedane isegi sureb ja võib-olla küll läheb issanda juurde ja siis nad lihtsalt ütlevad, eks see vist siis oli Jumala plaan ja temal oli aeg minna. See ei pruugi alati nii olla. Sest piibel räägib sellest, et Jumal täidab meid pika eaga. Ja tegelikult see, kui kaua sina siin maa peal plaanid olla, kas sa märkasid, kuidas ma seda ütlesin? Sina plaanid olla. Mis on minu plaanid või? Hämmastav, et on, sest piibel ütleb, surm ja elu on sinu keele võimuses. See tähendab seda, et sina võid öelda, ma elan pikaealiseks. Mina olen terve kogu oma vana eani ja ma ei unusta asju ja ma ei muutu nõdrameelseks ja mis iganes. Sul on võimalik neid asju öelda. Amen. Sa räägid välja seda, mis sulle saab. Ja inimesed vahel räägivad sellest, et eks ma hakkan juba vanaks jääma ja nõrgaks jääma. Jumal ei ole öelnud seda. Jeesus on kandnud sinu haigus ja tõvet, see puudutab ka vanemaid inimesi. See on selle tõttu, et siin maailmas on seesama, ütleme, patt ja selle tõttu ka see needus olnud, see on mõjutanud inimesi, ütleme, et kui nad saavad vanemaks, et nad jäävad ka nõrgemaks ja võib-olla on sagedamini haiged, aga see ei ole Jumala plaan tegelikult. See ei ole Jumala plaan. Ja see on sinul võimalik paika panna ja tegelikult, kui sa tahad sihtida, mul ei ole aega sellega pikalt tegeleda, aga tegelikult piibli põhjal meil on õigus isegi uskuda seda, et sa elad 120 aastaseks. Nüüd sa ei pea tingimata seda sihtima, seda välja ja seda plaanima, aga sa võid selle sihiku võtta, sest sul on selleks piibellik alus olemas. Kus vähemasti ei piisa või? Kui sa soovid, siis sa võid ka vähem, aga öeldakse, see ei ole niimoodi lihtsalt, et Jumal otsustab taevas, et nagu öeldakse, sinu aeg on täis ja plaksti sinu elu lõpeb. Ei. See on sinu määrata. Ja tegelikult, kui sa vaatad ka erinevate Jumala sulaste elu ja sageli just jõudsid sellesse kohta, kus nad teadsid, nüüd mul on aeg minna. Ja nii mõnegi puhul, näiteks minust Lester Sumralli puhul on näiteks isegi teada, kus ta sel samal päeval teadis, täna ta läheb. Ja ta isegi ütles oma lähedastele, et täna ma olen minemas. Ja ta läkski siis. Nagu öeldakse, kõik nad ei elanud 120 aastaseks, eks nende otsused, nende valikud olid ka sellega seotud ilmselgelt. Aga nüüd see aastanumber ei ole niivõrd tähtis, vaid iva on selles, et sa teostad Jumala tahte. Et sa võiksid oma elu lõpus öelda, nagu Paulus ütles, ma olen oma võidujooksu lõpetanud ja ma olen oma usu säilitanud. See tähendab, mis tähendab oma võidujooksu? Et ma olen need asjad ära teinud, mis Jumal on plaaninud minu jaoks, et ma peaksin tegema ja need asjad saavad tehtud. Amen. Niisiis, sa ei leia Jumala plaani oma elu jaoks ja asjadega jaoks sellest, mis su elus sünnib. Kui midagi negatiivset sünnib või midagi ebaõnnestub, siis sa ei ütle selle peale, siis sa ei pea ütlema selle peale, et eks see vist siis oli Jumala tahe, et see niimoodi läks. Ei, kõik meie ümber sündivad asjad ei ole Jumala tahe. See, et meie ümber on näiteks sõjad ja katastroofid ja inimesed jäävad haigeks ja võib-olla igasugused maavärinad ja kõik võimalikud muud õnnetused ja asjad, see ei ole Jumala plaan. Sa võid vaadata tegelikult, meil on piiblis, ma pean puudutama neid asju, kui ma neid, sest siin on juba turkinud. Meil on piiblis tegelikult näha mõningaid, vähemalt üks kirja kohta tuleb kohe meelde, kus on Jumala poolt põhjustatud, kui seda maavärinaks võib nimetada, kus Paulus ja Siilas olid seal vangihoones ja Jumal raputas seda. Mitte ükski inimene ei saanud surma. Mitte ükski inimene ei saanud vigastada. Amen. See oli see, kui Jumal midagi raputas. Kurat on tulnud varastama, tapma ja hukkama ja kui sellised õnnetused juhtuvad, siis kurat on nende asjade taga. Nüüd, mis puudutab ka sinu enda isiklikku elu, siis Jumala ideaalne plaan on see, et ka sinul ei peaks juhtuma mitte ühtegi õnnetus. Aga see ei ole alati ju nii. Nüüd, jah, see ei pruugi nii olla, aga see ei tähenda, et sa sellest teed järelduse, et see oli Jumala plaan.
ja see jookseb isegi niisugustesse väikestesse asjadesse tagali. On see, et me peame sihtima oma usu selle peale, me tunnistame osalt tegelikult on see tunnistus ka sees, aga see on 91. laulus. Ta ütleb ka, ei taba õnnetus sind ega lähene häda su telgile. Ei taba, see tähendab seda, et sulle ei juhtu õnnetusi, see on see, mis on Jumala plaan sinu elu jaoks. Amen. Nüüd, kui see isegi sulle juhtub, siis sa ei pea olema süütunde all, aga iva on selles, et sa sihid oma usu välja, et see on Jumala plaan sinu elu jaoks. Ja sa ei pea seda lihtsalt loomulikuks ja lahutamatuks osaks ja oma elust, et miks ikka aega, et meil kõigil juhtub õnnetusi. Ei, sulle ei pea juhtuma neid. Ja mõni ütleb, et see on liiga absurdne ja liiga selline nagu utoopiline mõtlemine, elus ju nii asjad ei lähe. Nüüd, kui sina tõmbad oma usu ja oma ootused selle peale, mis elus ei lähe, siis sa kunagi ei jõuagi sellesse kohta. Sest sa oled pannudki juba ennast sellesse kohta, et sa ootad, et aeg-ajalt ikka mulle midagi juhtub, aeg-ajalt ikka negatiivseid asju sünnib ja sulle juhtubki, sest et sa ütled ja usud seda. Amen. Aga kui sa usud enamat, siis sa võid ka jõuda kohta ja käia kohas, kus sulle ei juhtu õnnetusi, kus sinule ka ei hakka haigused külge. Amen. Nüüd see on see, mida me näeme Jumala sõnast just seda, et me sihime välja ühe kõrgema standardi kui see, mis meie elus tänasel päeval on juhtumas ja mis inimestel on juhtumas ja mis isegi võib-olla naabril või tuttaval või kellelgi teisel kristlasel on juhtunud. See ei ole meie usu aluseks. Meie usu aluseks on Jumala sõna. Ja see on üle tavalise, see on üle nii-öelda tavalise ja see on üle loomuliku, kui ma kahest sõnas isegi ütlen. Amen. Aga lähme selle teema juurde, mis ma hakkan täna rääkima. Johannese 14 peatükki lähen ja ma räägin edasi Jumala aust. Nüüd seoses Jumala auga ja selle väljendiga on hea teada tegelikult, mis see tegelikult tähendab. Nii kaua, kui sa otsid seda Johannese 14 peatükki, ma arvan, et see väga kaua sulle ei võta aega, siis ma loen sulle, kui me otsime välja selle sama sõna au, võime see Jumalaga ainu ette lisada selles mõttes, aga just see sama au, siis kui vaadata just seda, osalt see on siis võetud nii Vana Testamendi sõna au ja Uue Testamendi sõna au on ka. Ja nad on üsna sarnaste tähendustega, kuigi nad on algtekstis erinevad, aga nüüd see sõna au, seda võiks tõlkida ka kui raske, kaalukas, siis on siin huvitav sõna rikkalik, siis see võib olla, kui me räägime ka aust ja auhiilgusest, siis see on ka justkui ele, see on ka hiilgus, suursugune, suurus ja vägevus. Nüüd on väga paljud erinevad sõnu. Nüüd see kõik on see sama, kui me räägime Jumala auhiilgusest. See tähendab seda, et Jumal on, nagu öeldakse, raske, oma raskusega kohale tulnud. Nüüd me ei pane oma kogemusi selle nii-öelda õpetuse aluseks, aga ma ei tea, kui sinu üle vahest on langenud Jumala ligiolu, siis ka mina näiteks olen tundnud täiesti ka Jumala just seda rasket püha vaimu ligiolu täiesti enda üle. Füüsiliselt täiesti nagu raske. Nüüd see võib juhtuda sinuga, nüüd see ei ole, aga me näeme, siin on analoogia olemas tegelikult. Ja vahetste vahel see raskus on selline, et sa kukud selles väes maha. Sinu nii-öelda füüsiline ihu lihtsalt ei pea vastu. Nüüd ma arvan, me oleme näinud seda kõike, seda, kuidas inimesed väes kukuvad. See ei ole midagi eriskummalist. Seda on piiblis meil kirjeldatud päris mitmes kohas, nii Vanas Testamendis kui Uues Testamendis ja väga sageli see on just Jumala au puudutusega seotud. See, et Jumala au puudutab inimese füüsiline ihu ei pea vastu, aga Jumal on niivõrd armuline ja hea, et ta ei lõhu sinu ihu ära sellega. Me oleme nüüd läinud küll, ütleme, tänapäevale seda teed, kuna võib-olla see on vahet vahel hea, sest et me ei tea alati, mismoodi ka inimene võib tegutseda või ei tegutseda. Meil on ka niinimetatud püüdjad. Aga kui sa vaatad nii Vanas kui Uues Testamendis, nendel ei olnud püüdjad. Inimesed kukkusid lihtsalt väes maha ja oli siis põmaki või mismoodi nendega iganes kukkus, siis ja nad ei saanud haiget ka. Aga ma arvan, et see on lihtsalt sellepärast vahest hea turvaline, et vahet vahel me iga inimese puhul ei tea, nagu öeldakse, kas ta heidab ise pikali või kukub ta Jumala vaimu väes. Aga ma ei ütle seda, et nüüd keegi on teadlikult seda tegemas, aga ma arvan, et see ei ole paha ka seda igaks juhuks teha ikkagi, et see inimene seisab ka selle inimese taga. Okei, aga lähme tagasi või lähme siis selle Johannese evangeeliumi juurde. Nüüd Johannes 14:21 ütleb,
kellel on minu käsusõnad ja kes neid peab, see on, kes mind armastab. Kes aga mind armastab, seda armastab minu isa ja mina tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Nüüd ma lugesin eelmine kord ka selle laiendatud tõlke ja seda on hea lugeda vahetevahel. Ma igaks juhuks korra mainin vahetevahel, sa oled sellega nii harjunud, me kasutame seda laiendatud tõlget nii seoks. Nüüd see oli mitte sellepärast, et näidata, et me oskame inglise keelt ja otsime midagi väga põnevat välja, vaid sellepärast, et igat sõna on võimalik sellest algtekstist tõlkida erinevate sünonüümidega. Ja sellepärast nagu öeldakse, kuna me kreeka keelt ei oska, enamusist meist, ma ei tea, võib-olla keegi äkki natukene pursib. Siin on kreeka keeles see siis peaks olema ja siis me ei tea täpselt, mis selle sõna taga sisaldub, aga laiendatud tõlkede selle loogika on sageli see, et enamus siis sõnad, mis on võimalik sünonüümidega tõlkida, siis need on tõlgitud nagu öeldakse mitu korda ja nad on üksteise järel. See on siis, miks ta kõlab süke laiendatud, eks ju. Ja sageli seal on siis mitu, vahest kuni 3 erinevat sünonüümi või tõlkimisvõimalust sinna ritta pandud ja see annab lihtsalt selle laiema tähenduse. Amen. Ja see on hea seda vahest uurida, nagu öeldakse, me võime arutleda selle ümber, et missugune tõlge see kõige korrektsem ja täpsem on, ega seda on raske tegelikult öelda üldse tegelikult sulle. Kui sul õnnestuks seda nii-öelda kreekakeelset või heebrakeelset lugeda üks ühele, siis selleks muidugi kõige täpsem võiks öelda. Aga kuna me ei mõista seda keelt, siis meil on hea vahest kasutada neid teisi kõrval nii-öelda variante siin. Okei, aga ma loen sulle selle 21. salmi siis laiendatud tõlkes ütleb. Inimene, kellel on minu käsud ja kes neid peab, on see, kes mind tõeliselt armastab. Kas pole huvitav, et Jumala sõna ehk siis Jumala käskude pidamine näitab seda, et me tõeliselt armastame Jumalat. Nüüd sa võid lihtsalt öelda, mina armastan Jumalat või Jumal, ma armastan sind või laulda seda erinevates lauludes, erinevatel viisidel. Aga nüüd see, kas sa tegelikult ka seda teed, see on näha sellest, mismoodi sa elad. Ehk siis mismoodi sa tegelikult käitud. Ja see on seesama, mis tähendab peate tema käske. No uues lepingus meil on üks põhiline käsk on see, et sa armastad, või üks kaheosaline on see tegelikult, üks on see armastad Jumalat ja armastad oma ligimesi. Ehk siis armastuse käsk on see, mis peaks olema kogu selle asja ümber. Ja see paneb tegelikult väga paljusid asju sinu jaoks paika. Nüüd üks teine vahemõte, mis ma ütlen sulle ka. Vahetevahel me tahaks need nimetatud Vana Testamendi väga tuntud 10 käsku nagu maha kanda. Nüüd hämmastav on see, et kuigi meil on uus leping, siis see ei ole maha kantud. Aga sinu motivatsioon on lihtsalt teine. Mõni küsib, et kas ma pean ka 10 käsku pidama. Mingis mõttes pead tegelikult. Sa peaksid teenima ainult ühte Jumalat. Kas pole nii? Sa ei saa nii-öelda inimesi tappa. Sest kui sa armastad Jumalat, armastad inimesi, sa tee sükest asja. Amen. Ja selles mõttes, aga see ei ole mitte nagu öeldakse käsu pidamine selles mõttes, et ma pean, mul on sundus, vaid see on sinu südames see teadmine ja see soov. Ja meil on mõningad sellised standardid asju, mis on veel seal 10 käsus, täna ma võib-olla siin korra puudutan ühte neist asjadest. Aga just meil tasub tegelikult meeles pidada, et see ei ole maha kantud. Ja ma igaks juhuks käin selle üle, sest ma tean, see on üks suhtumine, mis on levinud sükestes just karismaatilistes ringkondades, on see, et kui räägitakse sellest, et me elame uue lepingu ajal ja Vana Testament nagu, see on nagu, isegi vahest kasutatakse seda sõnast, see on nagu aegunud. Ei, see ei ole aegunud, vaid seal olevad asjad on täidetud Jeesuse surma ja ütleme Jeesuse lunastustöö tõttu. Kogu see ohvri seadused ja asjad, need on täidetud. Jeesus on selle täide viinud ja tema ohver sai toodud ja meil ei ole vaja seda, neid ohvreid enam tuua. Ja meil ei ole ka sellisel kujul käsku pidada, sest Jeesus pidas meie ees selle käsu ja me teeme seda usu läbi Jeesusesse. Amen. Nüüd see ei ole muutunud kehtetuks, vaid see on teostatud ja see on ellu viidud. Amen. Aga seal on väga palju olulisi võrdpilte ja erinevaid asju sees nendes kogu käsuseadustes, mis räägivad tänasel päeval meile ikkagi Jumala loomusest, Jumala olemusest ja kuidas Jumal asju teeb. Sellepärast ka loe Vana Testamenti, see ei ole üldse vale.
Me ei peaks sellesse suhtuma kuidagi nagu, et see on midagi ebaolulist. See nõuab teatud küpsust, sest me näeme ka Paulus, ütleme mitte ainult Paulus, ka paljud teised kirjad pidevalt tsiteerivad Jumala sõna. Ja mida nad tsiteerivad? Vana testamenti, Uue testamendi sees. Miks nad seda tsiteerivad? Sellepärast, et see ei ole kehtetu, see ei ole kasutu, see ei ole ebaoluline, see ei ole väheväärtuslik. Aga üks huvitav vahel, võib-olla sul on sattunud mõni, enamasti nimetakse neid katoliku piiblitest, või meil on isegi tegelikult see interneti piiblis, on see apokriivade osa. Nüüd mõni vahest inimene küsib, mul on vaegalt seda küsitud, et kas see on ka osa Jumala sõnast? Ja ma võin sulle kindlalt öelda, ei ole. Ära kasuta neid raamatuid ja ära isegi loe neid raamatuid. Sest et nendel ei ole mitte mingit pistmist Jumala sõnaga. Kus ma seda võtta? Mitte üheski kirjas, mis viitab Vanale testamendile, ei ole mitte ühelegi apokriiva raamatule viidatud. Mitte ühelegi. Ja me näeme, kuidas Jumala sõna oma endas nii-öelda selles kogu kupatuses on seotud. Ja see ei ole osa Jumala sõnast. Ja see, et see on pandud sinna, see on nende inimeste, kes iganes selle asjast vastutavad, see on nende viga olnud, tõsine viga. See on tegelikult heal juhul, me võime seda, ma ei tea, selliseks veidike kristlikuks nii-öelda ilukirjanduseks nimetada või mida iganes, aga see sageli ei ole tegelikult hea ka sinu usule isegi, sest et seal on väga palju sellised, ma ütleks veidrusi. Et see ei ole sinu jaoks usu ehitamiseks vajalik. Nii et ära raiska oma aega selle peale, et hakata nendesse süüvima, neid uurima, mida iganes. Sest et kui piibel seda ei viita, siis ta ei pea seda ka oluliseks ja see ei ole osa Jumala sõnast. Okei, nii palju siia vahele. See on vahest, ma tean, võib-olla mõnda inimest võib see pahandada isegi, kes arvab, et see on suur tähtis asi, aga tegelikult sa võid näha, kuidas seda piiblis ei ole sellele viidatud, sellest ei räägita. Jeesus mitte kunagi ei tsiteeri, mitte ühtegi kordagi. Ja ka Paulus, mitte keegi teine ei tsiteeri mitte ühtegi raamatut apokriiva osast. Mitte ühtegi fraasi ega mitte midagi ei tsiteerita. Ta räägib erinevaid asju Jumala sõnast ja viitab alati kas Vana testamendi erinevatele raamatutele või asjadele, mis on öeldud nii-öelda, et see on ainus viis tegelikult mõista seda. Okei, nüüd lähme tagasi. Kui sa tõesti armastad Jumalat, siis sa pead tema käsu sõnu, ehk siis tema sõna, tema käske tegelikult ka uues lepingus. Nüüd, sealt edasi ta ütleb, ma loen laindud tõlget, kes mind tõeliselt armastab, saab armastatud minu isa poolt ning mina samuti armastan teda ja näitan, ilmutan teda, teen nähtavaks end talle, ma lasen end talle selgesti näha ja teen end talle reaalseks. Niisiis me näeme, meie tavaline tõlge ütles siis, et ma tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Ma tahan teda armastada ja iseennast temale ilmutada. Nüüd millega me näeme Jeesus selle seob? Sellega, kui me teda armastame ja peame tema sõna, ehk siis teeme selle sõna järgi. Ja ta seob selle millega, et ta tahab iseennast meile ilmutada, näidata ennast reaalsena. Nüüd, see on tegelikult teema, mis on paljudel maailma inimestel on see väga sageli nii-öelda aktuaalne. Kui sa hakkad neile Jumalast rääkima, siis nii mõnigi võib-olla on sulle ütelnud, aga näita mulle seda Jumalat. Ja tema mõtleb seda, et sa näitaksid teda nii-öelda füüsilises mõttes Jumalat isa või iganes kombel, sa siis teda peaks talle näitama. Aga tegelikult see ei ole, mis on Jumala plaan, vaid ta tahab ennast näidata siis väga paljudel erinevatel viisidel. Tervenemiste kaudu, imede kaudu, vabanemiste kaudu, elumuutuste kaudu, väga paljudel erinevatel viisidel, kuidas ta näitab ennast just selle inimese elus, seda, mida ta teeb ja mida ta pakub talle. Amen. Ja tahab ennast näidata. Jeesus käis ringi ja parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Me näeme siis, mida ta teeb. Ta näitab isa, sest ta ütleb ka, et kui ma teen seda, mida ma näen isa eest tegemas. Eks me näeme siis, mida Jumalat ennast näitamas Jeesuse kaudu, tervenemiste kaudu. Amen. Nüüd see tänasel päeval ka, mis räägib inimestele Jumala tõelisust, see, et nad näevad nende samade erinevate asjade kaudu Jumalat tegutsemas.
Miks me peaksime paluma inimeste eest, et nad võiksid terveks saada või üldse rääkima ka tervenemisimedest? See näitabki inimestele, et Jumal on tõeline, et Jumal on ehtne ja ta tahab ennast meile ka näidata. Amen, ja ta tahab ka sulle ennast näidata. Ja kui ta räägib sellest, et ta tahab ennast näidata, see ei räägi sellest, et sa näed teda otseses mõttes palgest palgesse, kogu tema välimust ja teda, mis kui nad on. Ei, see ei ole see, mis ta räägib, vaid ta räägib just seda, et ta tahab ennast näidata oma tervenemist ja ka, ütleme, ka varustus. Amen. Näiteks, kas sa tead seda, et sa istud praegu ühe Jumala ime keskel? Me vahepeal meile seda meile tuletama. Kujuta ette, kuigi see ei ole kõik veel suur, aga ma usun, et Jumalal on palju suuremaid asju meie jaoks valmis pandud. Need samad ruumid, reaalselt meie koguduse omad ja Jumal on andnud selle raha ja selle varustuse ja selle võimekuse, kõik see osta ja kõik see varustada ja kõik need asjad. Kõik, kui me räägime igast nendest tehnikast ja nendest asjadest, mis meil siin kõik on kasutada, miks pärast? Sest et Jumal on seda teinud ja see on tegelikult üks ime ja me istume selle keskel. Samad toolid, mille peal sa istud, see on mingis mõttes Jumala ime. Amen. Ja see on tegelikult see, et Jumal on näidanud ennast vägevana. Amen. Ja see ei ole tavaline, nagu öeldakse, mismoodi ei ole tavaline. Meil ei ole Tallinnas väga palju kogudusi, ütleme, sellised väiksemaid, ütleme, vahest nimetame neid karismaatilisteks või vabakoguduseks, kuidas iganes nimed on, kellele kuuluvad reaalselt isiklikult kas ruumid või hooned. Neid ei ole väga palju. Neid on mõningad on. Aga neid ei ole väga palju. Ja me võime näha seda, et kui sa vaatad ka neid, kellel on need, siis nendel on ka alati üks ime selle asja taga. Kus Jumal on midagi üleloomulikku teinud ja andnud soosingu, andnud võimaluse osta selle hoone ja tänu Jumalale selle eest. Ja Jumal tahabki selliseid imesid teha veelgi ja rohkesti. Ja me peame seda nagu öeldakse pidama väärtuseks ja see, et Jumal on ennast näidanud meile. Amen. Ta on näidanud. Nüüd sinu enda elus võivad olla asjad, milles ta sind on näidanud, sulle ennast on näidanud. Just ka rahalistes asjades või materiaalsetes asjades. Amen. Me ise, kui me vaatame oma enda elu peale tagasi, kui me abiellusime, meil oli kahetoaline, mis see ruutmeetrid oli, 42 või midagi sellist või? 45, mis iganes, 45 ruutmeetrine korter. Täiesti alguses ilma igasuguse remondita, sükke nagu me nimetame seda sageli nõukaseisundis, ma ei tea, kui sa tead, mis see tähendab, loodetavasti tead, võib-olla nooremad ei tea. See tähendab seda, et nagu öeldakse päris kole, kui ma lihtsamas tõlgitsuses ütlen, selles mõttes, et see kõik nii-öelda ei tapeedid, ei põrandad, mitte miski, aknad, mitte miski ei kõlba kuhugi. Selles mõttes, ja selline oli ta meil. Just täpselt sellises komplektis me saime ja vanamaa nii-öelda andis selle pärandi osa nagu meile kätte, pidime osaliselt teistele pärijatele selle ka nagu aja jooksul välja maksma ja samas ka uskuma, et Jumal varustab meid, et me saaksime selle korteri teha viisakamaks. Ja ta oli elamiskõlbnik, ma ei saa seda öelda, et elamiskõlbmatu oli, aga ta ei olnud ilus eriti kena. Nüüd, aga Jumal andis selle meile, selle väikese asja. Ja Jumal andis meile selle võimekuse kõike seda paljundada, kuidas hiljem, nagu öeldakse, me saime osta alguses 3-toalise korteri ja Jumal andis meile, küll me ostsime selle tol hetkel alguses laenuga, samal ajal kui teine oli veel alles, meil 2-toaline korter. Ja siis hiljem nii-öelda müüsime selle 2-toalise korteri maha ja selle sama raha eest ostsime samal ajal teise 4-toalise korteri reaalselt välja, kiitus Jumala. Kujuta ette, see on juba sa võid näha kasvu ja mingil hetkel meile kuulus 2 korterit. Üks oli 3-toaline ja teine 4-toaline. Ja nii-öelda hiljem me müüsime ühenest maha ja nii-öelda Jumal on andnud võimaluse, tänasel päeval on andnud meile maa ja ka maja, mis on nii-öelda ka kerkimas järjest. Nüüd, miks ma neid asju räägin? Sest et see on seesama, et Jumal on teinud imesid, me elame nende imede keskel ja Jumal on ennast reaalsena näidanud. Ja ta tahab iga ühe teie eludest teha neid erinevat laadi, ka materiaalseid imesid. Kasvatada teie sissetulekut, tuua teile varustuse, täita teie vajadused külluslikult, amen, ja näidata ennast mismoodi tõelisena sinu elus. Ja see võib olla ühe jaoks üks asi, teise jaoks teine asi, aga Jumal tahab neid asju teha ja ta teeb neid asju, amen. Ja kus sul on reaalselt ka laenu vabalt need asjad käes. Ma ei ütle, et laenu võtmine vale on, aga iva on selles, et sa võid selles kohas olla ühel päeval, kus see asi on reaalselt sinu oma. Amen.
Meil oli siin samas koguduse ruumid, kui me ostsime ka alguses väikse laenuga selle 5 aasta peale võtsime vist 70% maksime sissemakse, see oli päris huvitav, selles mõttes, see oli see põhjus, miks pangad olid nõus või üks pank oli nõus meile ka laenu andma, tegelikult väga nad ei igatse kogudustele seda teha, aga kuna see oli niivõrd kõrge sissemakse protsent ja meil õnnestus 3,5 aastaga see kustutada, kiitus Jumalale, selle laen, nii-öelda, et enneaegselt ära kustutada see laen. Ma ei tea, kui sa mäletad seda koosolekut, mul on see meeles, sest et meil on sellest isegi üks pilt vähemalt olemas, kus me siis selliseks tseremoniaalselt põletasime laenupaberid. Nüüd see ei olnud originaalid, sest et need peavad tegelikult raamatupidamiseks säilima. Aga need olid koopiad ja me tegime just see on huvitav tseremoonia, Ameerikas nad teevad ka sageli neid tseremoonia või nii-öelda mis sündmus, kus me panime nii-öelda kandiku peale, panime neile tule otsa, kiitus Jumalale. Ja see oli sellest samas sõnum, et see on makstud. Amen, see on makstud. Amen. Meil on endal osalt ka maja peale võetud väike laen, kiitus Jumalale, osa sellest, väga suur osa me oleme saanud maksta. Ja Jumal näitas mulle ka ühel päeval seda nägemust, kuidas me oli meie oma maja laenu paberite põletamise päev. Just see sama, just pildikene sükesest asjast. Nüüd Jumal näitab sulle ka, kuidas sina soovid seda igatseda. Sinul saab ka olema, kui sul on laen, et see saab olema üks päev, kus sa saad nii-öelda laenu kustutada. Ja see ei ole mitte selle numbri pärast, kui pank ütles, mitmeks aastaks sa selle võtsid, selle laenu, vaid et see on see päev võib tulla palju varem. See võib tulla palju varem ja palju kiiremini. Amen. Ja see on Jumala igatsus sinu jaoks. Amen. Ja see on, sa sihi oma usk selle peale, vaata vahel inimesed mõtlevad, et mul isegi selle maksmine on omaette teema. Sellegi poolest Jumalal on sinu jaoks varustus, et mitte ainult maksmisest rääkida, vaid ka kustutamisest rääkida ja enne nii-öelda seda lõplikku tähtaega. Et see ei ole nii, et nagu öeldakse, enne kui kirstu astud, et nii-öelda saad lõpuks ära kustutatud. See on must huumor, eks ju. Aga vaata vahel inimesed elavad sellisel kombel, aga see ei ole Jumala plaan, et see nii peab olema. Isegi kui see on pika perioodi peale, sellegi poolest Jumala tahe on sind varustada ja täita sinu vajadused külluslikult. Amen. Ja näidata ennast ka materiaalsetes asjades vägevana. Amen. Näidata ennast vägevana. Amen. Kiitus Jumalale. Ja Jumal tahab sulle anda ka sama visiooni, et sina võiksid näha neid asju sündimas. Amen. Nüüd ma jäin pooleli selle 22. salm. Temale ütleb Juudas, mitte Iskariot, issand, millest see oleneb, et sa meile tahad ennast ilmutada, aga mitte maailmale. Jeesus vastas ning ütles temale, kui keegi mind armastab, küll ta peab minu sõna. Ja minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Kas sa märkad, nüüd ta kasutab natukene teisi väljendeid ja see on see, millest ta ennem ka natuke rääkis. Aga ennem ta ütles, et ta peab minu käsusõnu ja nüüd ta ütleb, et ta peab minu sõna. Mis tähendab peab, ehk siis teeb selle järgi ja kuuletub sellele. Siis ta ütleb huvitavalt, et minu isa armastab teda ja me tuleme tema juurde ja teeme eluaseme tema juurde. Nüüd mõni ütleb, et no ka Jumal ju viibib kõikjal. Ja Jumal on minu südames või Jeesus on minu südames. Ja see on vaimses mõttes, see on fakt ja see on asi midagi, mis on paigas. Aga ta räägib ühest Jumala ilmutatud ligiolust. Nüüd selle all ma ei mõtle seda, et nagu öeldakse, sa käid ringi ja sul on kogu aeg mingi oreool pea ümber. Ma arvan, et sa oled näinud neid pilte. Minu jaoks on need naljakad selles mõttes. Okei, ma ei hakka nimesid ütlema, aga hiljuti just ma nägin, kuidas ühes kirikusse pandi mingisugune pilt üles ja seal oli siis, kõigil olid need samad ümmargused ringid ümber pea, kes seal sellised tegelased selle pildi peal olid. Ja ma saan aru, inimesed on harjunud traditsiooni pärast neid asju tegema, aga mind huvitaks see, et kuulge, näidake mulle piiblis seda. Kas peab sükene nii-öelda, ma ei tea, keegi on väga karmilt ütelnud, et süke pannkook peab peas olema. Iva ei ole selles tegelikult, et see Jumala au või see, et Jumal on sinuga koos või sinu juures, see ei väljendu alati füüsilises mingisuguses ilmingus. Ja tegelikult me peame kristlastena Uues testamendis olema väga targad, mis puutab selle sama füüsilise ilmingu otsimine ja selle taotlemine. Sest et
sa ei peaks paluma, näiteks kui me räägime mõningatest teistest aladest ja see on osalt sellega seotud, et ma tahan näha inglit. Ära hakka palvetama selliseid palveid. Jumal, näita mulle inglit, ma tahan inglit näha või ingleid näha, midagi taolist. See ei ole õige. Piibelis ei ole mitte ühtegi eeskuju meil uues ega ka vanas testamendis, kus meil on öeldud, me peaksime sellist asja paluma, et me tahame näha inglit. Nüüd ka teise külje pealt, et ma tahan ka kogeda mingisugust füüsilist kogemust. Ma tahan, ma ei tea, mis iganes, mingisugust väeilmingut, kogemust, ma tahan kogeda, ma tahan tunda seda. See ei ole see, mis sina peaksid taotlema ja igatsema. Nüüd, siin on üks nõrkus, mis on ka vahest Jumala au kogemisega inimestel olnud, on see, et ütleme, ongi mõni koosolek, üks Jumala ligiolu tõesti tuleb alla ja inimesed füüsiliselt tunnevad tema lähedust. Kas kõik kukuvad võib-olla väes, võib-olla naeravad, võib-olla hõiskavad, võib-olla erineval kombel Jumala vaim raputab või mis iganes nendega juhtub. Väga palju asju võib juhtuda, meil on piiblis päris palju neid erinevaid väeavaldusi. Ja nüüd nad tulevad järgmine kord tagasi ja tahavad seda sama füüsilist kogemust. Ja see ei ole õige ootus tegelikult. Mida me peaksime tulema? Me tuleme kokku selle jaoks, et me tahame Jumalat kiita, Jumalat ülistada ja me ei ole selle kogemuse järgi. Nüüd, miks see on ohtlik või miks see on tegelikult, kui sa hakkad vaatama isegi nimetatud ärkamiste ajalugu, siis tegelikult see sama teema ongi olnud üks väga tõsine komistuskivi paljudele ärkamistele, kus inimesed on hakanud otsima neid kogemusi ja neid ülendama ja neid väga kõrgeks tõstma ja isegi mitte neid ei ole küsinud küsimusi, kas see konkreetne kogemus on õige ja kas selline asi on Jumala sõnaga kooskõlas. Me peame tõstma kõrgele kohale Jumala kirjutatud sõna. Ja see kogemus peab alistuma millele? Jumala sõnale. Kui see kogemus, mis ma kogesin või see, mis juhtus, ei lähe Jumala sõna printsiipidega kokku, siis ma pean selle hülgama. Ma pean selle kõrvale heitma. Amen. Nüüd see on väga oluline. Iga asi, mis mingisugune kogemus või asi, mis sul on, mõni ütleb, ma kuulsin seda, ma kuulsin lausa häälega, mulle öeldi seda või teist või kolmandat. Oot. Kas see oli Jumala sõnaga kooskõlas? Ja lisaks selle, kui me räägime üldse hääle või ütleme füüsilise hääle kuulmisest, siis meil on küll juhtumeid piiblis, nii vanas kui ka uues testamendis, kus ka keegi kuulis Jumalat kuuldaval häälel rääkimas, aga me näeme tegelikult, see ei ole primaarne ja kõige põhilisem viis, kuidas Jumal tahab meiega suhelda. Ja me jällegi ei peaks sükest asja paluma, Jumal, ma tahan kuulda sinu häält ja sõnalt mõeldes seda just täpselt nii. Vahest me mõtleme selle all seda, et nagu oleks, et ma tean seda, mis Jumal mulle südamesse on rääkimas ja mul tunnistus. Kui keegi kasutab sükest väljendit, see ei ole vale. Aga ma parem nii-öelda ei kasutaks seda sellises kontekstis, muidu inimesed võivad valesti seda mõista. Ja siis me ei igatse, et me tahame füüsiliselt kuulda Jumala häält oma kõrvadega või midagi taolist. Amen. Sest et Jumal tahab, mida ta tahab teha? Ta tahab ennast ilmutada. Ja ta ütleb, et ta tuleb ja nad teevad meie eluaseme tema juurde. See tähendab seda, et nüüd see Jumala ilmutatud ligiolu on püsivalt sinuga. Nüüd see ei tähenda seda, et sul on kogu aeg kogemus, et sa vappud kogu aeg või värised. Nüüd saame aru, vaete vahel Jumala auhilgus võib tõesti tulla sellisel kombel alla, kus see kogemus võib päris kaua kesta. Näiteks minuga on juhtunud 90. keskpaigas oli see, kus oli üks koosolek, kus Jumala vägi tabas mind ja kus mul nagu oleks minu suu pandi selles mõttes kinni, et ma ei saanud eesti keeles rääkida enam. Ja see kestis kuni järgmise päeva kuskile lõunani praktiliselt. Kuni kogu õhtu ma ei saanud eesti kõige naljakam oli see, et Jumala vaim tuli minu peale sellisel kombel. Ma sain võõrastes keeltes rääkida, aga ma ei saanud emakeeles, eesti keeles rääkida lihtsalt. See väga naljakas oli selles mõttes, et ma ei tea, võib-olla oleks pidanudki võõrastes keeltes rääkima, keegi oleks pidanud siis tõlgitsema, oleks saanud suhelda niimoodi. Võib-olla, ma ei oska öelda, ma ei kasutanud seda varianti. Ja täitsa oli niivõrd koomiline kohati minu jaoks, et mul oli järgmine päev vaja ühe inimesega suhelda, siis ma kirjutasin talle. Nüüd, meil on piiblis tegelikult üks sarnane situatsioon olemas isegi tegelikult. Risti Johannese isa. Nüüd temale pandi sellepärast suu kinni, et ta uskmatust ei räägi. Ma ei oska öelda, kuidas minuga oli, aga temal pandi suu kinni. Nüüd selline asi võib su juhtuda ja see võib mingi aja kesta.
Näiteks meil oli ka koosolekuid 90. alguses, kus Jumala au tabas mõningaid inimesi koosolekul, kus mõned neiud, nad olid püha vaimu täis ja nad vappusid ja nad värisid ja nad vappusid selle püha vaimu väe peal all ka järgmise päeval isegi. Nad läksid kooli ja nad ei saanud, nagu öeldakse, normaalselt olla, nad olid täiesti nagu, ja inimesed vaatasid, kas nad on segased või mis neil korrast ära on, nagu öeldakse. Tänu Jumal, nad lõpuks tulid sellest välja küll sellest asjast, aga nüüd see asi võib vahest juhtuda, aga see ei tohiks meid panna sellisesse mentaliteeti, et me otsime neid kogemusi. Et see peab juhtuma, et ma tahan ka sellist asja kogeda. Et kui sa selle sees oled, et saad aru, huvitav, kui püha vaim sellisel kombel sind puudutab, see ei ole ebameeldiv. Näiteks see ei olnud minu jaoks ebameeldiv see, et nagu öeldakse, ma ei saanud rääkida. Mind ajas see rohkem nagu naerma ja selles mõttes ma sain hakkama nii-öelda oma asjad. Meil oli koguduse office just seal ja ma olin seal üleval office'is ja siis, kui keegi teab Jaanek Pallase nime, siis tema oli ka meie koguduses tol ajal, tuli mulle sinna nagu külla seal hommikul, midagi seal oli asjaajamist või midagi oli meil teha ja siis ma üritasin temaga suhelda, siis ma kirjutasin temaga ja tema rääkis minuga siis ja nagu öeldakse, selles mõttes, et see oli lihtsalt naljakas, aga mingil hetkel lõpuks läks keelepaljad lahti. Nüüd sellist asju võib suga juhtuda. Amen. Ja võin neid asju vahel rääkida, see ei tee paha nüüd, ma ei ütle seda, et me otsime kogemusega, et need on reaalsed asjad. Näiteks, kui ma olin, mis aasta see oli, kui me Rodney Howard-Browni koosolekutel olime, Joosep oli mingi 2 aasta midagi taolist. See tuleb siis 2003, jah, täpselt, umbes arvutada. Kuskil 2003 või midagi sellist, me olime, võib-olla vähem, mis iganes. Kuskil sinna kanti. Me olime Soomes, Rodney Howard-Brown oli seal jutlustamas, suured koosolekud seal ühes suuremas natuke hallis või midagi taolist. Ja kui ta jutlustas ja jagas selle Jumala sõna, siis mingis erinevates situatsioonis, ma ei mäleta, mis seal täpselt oli, kas tal oli lihtsalt õhutus vist mind välja kutsuda, ma ei mäletagi enam midagi. Ei, see oli see, tal oli see komme sageli, kus ta ütles inimestele, et tulge jagage nüüd seda tunnistust, mis Jumal teiega tegi. Eelmine päev vist Jumala vaim tabas mind ja ma naersin vist väes ja siis ta kutsus mind ette, selle mikrofoni võtsin kätte, siis nagu öeldakse, eriti sealt mingit juttu ei tulnud minust suust välja. Ja see oligi kogu see lugu tegelikult see, et ma lihtsalt jäin nagu öeldakse, suust ei saanud juttu välja, lihtsalt see Jumala vägi tuli uuesti mu peale, aga kõige veidram oli selle just see, et ma jäin sinna soolasambaks, nagu öeldakse, mitte nüüd päris jäigalt, aga siiski, et ma eriti kuhugi ei liikunud, sinna mikrofon kätte ja jäin tegelikult umbes 45 minutiks sinna samasse rahva ette niimoodi umbes seisma siit. Ja tema jutustas edasi lihtsalt samal ajal. Nad vist võtsid mul mikrofoni vist küll käest ära, aga ja siis Jumala vägi tuli lihtsalt minu üle, see on väga omapärane või veider, tõsid, mis on. Jumala ligiolu võib tulla sinu ülevahest sellisel kombel. Nüüd meil on jälle selle kohta isegi Vanas testamendis analoogiaid olemas tegelikult, et see asi võib juhtuda vahest kellegiga. Nüüd jällegi see ei olnud imelik, aga jällegi see ei olnud midagi sellist, mida ma järgmine kord, ma usun, et mul oli piisavalt tarkust ka siis, et me tulin järgmisel koosolekul ja ma ei saanud tellida või oodata, kuule Jumal, ma tahan ka nagu soolasammas kuskil kivistuda seal. Sa ei saa selliseid asju tellida. Amen. Ja see ei ole see eesmärk, miks me tuleme Jumala ligiolu ja igatseme Jumala auhiilguse järgi. Amen. Ja selliseid erinevaid kogemusi või asju, ütleme, mul on olnud ka ja ma usun, et ka võib-olla sinul on olnud ühte või teist. Ja Jumal võib teha neid asju. Amen. Aga see ei ole meie igatsus ja taotlus neid kogemusi saada, vaid me lihtsalt nagu öeldakse, kiitus Jumalale, me vaata vahel kiitus Jumal. See Jumala ligiolu tuleb su peale ka sellisel kombel kas või koosoleku käigus. Aga seda ma olen ära tabanud, et sageli tal on oma plaanid nende asjade jaoks, miks ta tuleb. Ja see on ka üks tarkus tegelikult, kui sa koged isegi kodus palves olles või mingis situatsioonis Jumala ligiolu tuleb sinu üle ja see võib-olla isegi füüsiliselt seda koged. Tark on küsida, miks? See võib olla lihtsalt seesama küsimus, mis on sul südames ja enamasti sa tead selle asja käigus, miks ta on tulnud. Ja Jumalal ei ole lihtsalt nagu öeldakse plaan ainult mingisugust, ma ei tea, nalja teha sulle. Saad aru, muidugi on teatud ajad, kus Jumal võib värskendada sind, Jumal sind täita võib, aga sageli tal on midagi öelda. Amen. Ja see, mida ta tahab öelda, ta ei saa seda öelda, kui sina selleks ka soovi ei avalda. Pastor Nancy Dufresne räägib tihti ühte situatsiooni tema endal ühel koosolekul, ma ei mäleta kui palju, päris ikkagi mõningad aastad, võib-olla isegi mõni aasta 10 isegi tagasi, kus ta oli ühel koosolekul ja ta oli jutlustamas sellist palvekoosolek minust, ja
ja ta oli seal ees seismas ja oli seda juhtimas. Ja mingil hetkel ta teadis, isegi mitte ta ei näinud nägemust, aga teadis tunnetuse sõna kaudu väga selgelt, et Jeesus tuli nii-öelda siia ruumi praegu. Ja ta seisis tema kõrvale sinna ette. Tema ise oli seal ka ees siis seismas või midagi jagamas. Ja seisis tema kõrvale. Ja siis ta ootas, et kui ta tuli siia, et mis tal on nüüd öelda või mis ta tahab mulle rääkida. Ja Jeesus ei ütelnud midagi. Ja siis ta sai äkki aru, ma pean tema poole pöörduma ja küsima, mis sa olid rääkima. Ja siis, öeldakse, kui ta seda tegi, siis Jeesus andis talle konkreetselt sõnad ja asjad, mis ta tahtis rääkida. Nüüd sageli see võib olla samamoodi ka sina, kui sa oled ise isiklikus selle ajas Jumala ees ja sa koged Jumala ligiolu, äkki tuli sinu üle. Milleks see tuli? Näiteks praegu ma teadsin ka kohe, kui ta tuli, et siin on võõrastes keeltes sõnum ja Jumal tahab midagi öelda meile. See oli seesama, miks see äkki selline peatamine tuli. Nüüd sa pead seda teadma oma südames ja sa õpid seda aina rohkem ja rohkem, kui sa öeldakse selles liigud. Amen. Sa tabad ära, Jumalal on see. See on see, mis ta tahab teha. Nüüd sinu puhul võib olla see mingi teine asi, mis ta tahab sulle. Sul käibki mingisugune teadmine, mingisugune tunnistus tuleb su südamesse, võib-olla mingi õhutus, vahest ta võib sulle mingisuguse fakti anda mingist asjast. Amen. Halleluuja. Kiitus Jumala, kas pane korda see mikrofon peale. Mul südames täna seda teist pool natuke teha. Halleluuja. Kõrastes keeltes sõnum on. Räägi julgelt see välja, mis on oma sulle. Enko tuu uskuda arkane tekeikeis tuntumpa hatave eskelema hatanti iborono onko tobogi eskei ela mandabo gru uto messi efanandate gla abromo kondi esikiti ambaya evono mongudu urude eskembe aledanduru dusha. Kui sa astud minu ligiollu ja minu lähedusse, siis jälgi seda, mis minu vaim annab sulle südamesse. Sest tema on sinu sees ja tahab sind juhtida ja sulle nõu anda, mida sa peaksid tegema, mismoodi sa peaksid tegutsema. Tema on sinu kõrval kui trööstija, kui nõuandja ja ta annab sulle teada, mis on järgmine samm, mis on järgmine valik. Aga sina pead olema hoiaku ja suhtumisega, et teda kuulata, mis tal on öelda. Sest ta lihtsalt ei pressi sulle peale midagi, vaid ta annab selle siis, kui sa igatsed ja kui sa soovid. Ja seepärast ta juhatab sind õigeid otsuseid, õigeid valikuid tegema. Seepärast mine tema lähedusse ja ole tema ligiolus ja ole suhtumise hoiakuga, et kuulda seda, mis ta on sulle ütlemas. Kuulda seda oma südames, teada tunnistuse, teada mõistmise kaudu oma südames, mis on tema plaan, mis on tema eesmärgid ja nii sa võid minna ja teha õigeid valikuid ja õigeid otsuseid. Sa ei pea olema teadmatuses, sa ei pea olema segaduses, sa ei pea olema hirmu all, vaid sa võid teada, mis sa pead tegema, vaid sa võid olla juhitud sellest pühast vaimust, kes on sinu sees igal päeval ja igal hetkel. Halleluuja, kiitus Jumala. Amen. Tänu Jumalale. Nüüd vaatame Johannese evangeeliumi 11. peatüki. Me räägime Jumala auhiilgusest. Et see on ka üks osa sellest. See, et öeldakse ka, kui Jumal liigub vaimuandide kaudu, Piibel ütleb, et on antud selleks, et kogudus saaks ehitatud. Ja me oleme pidevalt tunnistamas, et vaimuandid toimivad meie koosolekutel ja meiega igapäevases elus. Nüüd, sina võid ka oma isiklikus elus ka Jumala käest saada sõnumi. Amen. See võib olla sulle ka isiklikult isegi ja see võib olla ka, ütleme, sinu perekonnas kellegile või kogu perekonna jaoks, mis iganes kombel. See on mitte midagi valet. Amen. Vaata Johannese 11:39. Nüüd siin on see Laatsarus, kui ta on surnud ja nüüd Jeesus läheb teda surnust üles äratama, ütleb niimoodi. Jeesus ütleb, tõstke kivi ära, siis ütleb surnu õde Marta temale. Issand, ta lehkab juba, sest on juba 4. päev. Jeesus ütleb temale, eks ma öelnud sulle, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au.
Nüüd ma teen korra pausi siin. Nüüd Jeesus alati, kui ta räägib mingis situatsioonis ja Jumal tegutseb teatud eeskujude ja ma ei tea, võõras on sõna nagu mallide järgi. Selles mõttes, et tal on mingid eeskujud. Et ta tegutseb väga paljudes erinevates situatsioonides just samade eeskujude järgi. Ja kui siin me näeme, Jumal tegutses sellises situatsioonis ja tema ootused meie suhtes olid siis konkreetsed, siis ka teistes situatsioonis on see täpselt samamoodi. Ja mida ta ütleb? Kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Ehk siis nüüd, mida nad nägid? Kas nad nägid selles situatsioonis oreooli kellegi pea kohal? Kas nad kogesid mingisugust erilist vaimu ja väe avaldust kui sellist? Ei otseselt mitte. Kas tuli Jumala pild nende keskele? Seda ka ei juhtunud seal, kuid meil on Vanas Testamendis ka üks asju juhtumas. Ka otseselt Jumala tuli ei tulnud taevast alla. Ei tulnud. Vaid me näeme, Laatsarus äratakse surnust ülesse. Ehk siis tegelikult seal toimub kombinatsioon imesid, sest et põhjus, miks ta suri, oli haigus. Kas pole nii? Järelikult selleks, et ta võiks surnust üles äratud saada, oli see, et tema ihu pidi hakkama uuesti funktsioneerima, eks ju, see vaim pidi tagasi saama, aga see haigus pidi saama ka kõrvaldatud tema ihust. Sest kui ta oleks läinud uuesti sinna haigesse ihusse tagasi, siis ta oleks uuesti ära surnud. On ju nii? Nii et seal pidi toimuma kombinatsioon imesid tegelikult. See, et elu tuli tagasi temasse ja samamoodi ka siis tema ihu sai terveks, mis iganes seal siis oli põhjustanud selle haiguse siis. Nüüd, mida see näitas? Jumala au. Ehk siis, ja mida selleks oli vaja? Nemad, kes olid tema lähedased, pidid ka uskuma. Nüüd see on üks asi, mis me peame aru saama. See kindlasti kehtib eriti just ka laste puhul. Aga eriti kui lapsed ei ole veel täisealised, täistealine ei ole täpne isegi öelda, oma vastutusealis. Sest et see mingis hetkes tuleb, see on kuskilt kohast, me ei saa täpselt seda alati öelda, kus see on, aga mingist kohast vanematel on vastutus ja õigus kanda oma lapsi usuga. Ehk siis nende tervenemine või nende eluasjad toimuvad vanemate usu läbi. Amen. Kuni ka isegi kui peaks olema vaja ka surnust üles äratada lausa kedagi. Me näeme siis näiteks Jairus, kes tuli oma tütre pärast Jeesuse juurde ja tema usu läbi sai see tütar lausa surnust üles äratud. Siis lapse vanema usu läbi. Siin otseselt nad ei olnud küll lapse vanemad, aga nad olid tema lähedased. Ja ka nende usk mõjutas seda, et nad said näha, mida Jumala au. Amen. Nüüd see on väga oluline tegelikult see, et me peame ka, nagu öeldakse, rakendama oma usku, et me võiksime näha Jumala au. Me ei saa vaimuande näiteks otseselt, nagu öeldakse, plaksti niimoodi lihtsalt tööle panna, aga me saame oma usu rakendada, et igatseda ja taodelda vaimuande. Amen. Sest et siin oli ju tegelikult, kui te usute, saate näha Jumala au, ehk siis tegelikult vaimuainid tegutsesid selle jaoks, et see ime võiks sündida. Smith Wigglesworthi kohta öeldakse sageli, et tema ise ütles seda ka, et just selles situatsioonis, kus ta äratas kedagi surnust üles, ja tal oli päris palju neid juhtumeid, öeldakse vähemalt, et 23 juhtumit oli, mis pidi olema dokumenteeritud, ja tema ütles sageli, et ta läheb alati oma usuga, oma isikliku usuga, sellesse samasse maksimumi kohta, kus tema iganes on valmis ja Jumal paneb üleloomuliku usu sinna otsa. Ja see ongi just samas sageli nende vaimuandidega ka, et sa nagu oleks otsustad uskuda, mida Jumal on ütelnud oma sõnas, sa oled rajatud sellele ja sa lähed oma usuga maksimumi sellesse kohta ja sageli Jumal võib oma vaimuanniga sinna veel midagi otsa panna, kui vaja. Ja eriti, kui tegemist on just surnute üles äratamisega. Nüüd, meil on mõni ütleb, sul on hea rääkida sellist asju. Muuseas, Jumal hakkab selliseid asju tegema. Ja ma ütlen julgelt seda välja ka siin koguduse inimeste kaudu. Ma ei tea, kas just siin ruumis on vaja surnud üles äratada just, aga ma ütlen vähemalt siin koguduse inimeste kaudu. Sa oled surnud ka üles äratud ja me oleme astumas sellistesse ajastustesse sisse, kus sellist tüüpi asjad hakkavad toimuma. Amen. Ja meil peab olema julgust ja usku ka selleks, et selliseid asju uskuda, et sellised asjad hakkavad toimuma. Ja kui selline asi toimub, siis see on, nagu öeldakse, sageli see võib lahvatada midagi täiesti totaalselt käima. Amen.
üks mingisugune ime võib olla nagu üks sükene, nagu, kuidas me ütleme, nagu pöördepunkt või mingisugune väga märkimisväärne asi. Me näeme Aposttegudes, neil oli ka sama mees, kes seal selle värava ees istus maas ja oli halvatud ja see ime käivitas midagi äkitselt. Ja kuidas hulgi hakkasid inimesed äkitselt päästetud saama lihtsalt selle ühe ime tõttu. Ja mis asi see ime oli? Jumala au sai nähtavaks. Amen. Nii et see on seesama asi, meil tasub seda meeles pidada ja mitte arvata seda, et see on mingisugune utoopiline, see on liiga palju oodatud. Ei. See on see, et kui me usume, me saame näha Jumala au. Ja seesama Jumala au ongi tegelikult ka imed ja tervenemised ja ka surnud üles äratamine. 41 salm ütleb, siis nad tõstsid kivi ära, aga Jeesus tõstis oma silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa mind oled kuulnud. Ma ju teadsin, et sa mind ikka kuuled, kuid rahva pärast, kes siin ümber seisab, ma räägin, et nad usuksid, et sina mind oled läkitanud. Ja kui ta seda oli öelnud, küüdis ta suure häälega Latsarus tule välja ja surnu tuli välja jalust ja käsist, mähkmetega mähitud nagu nägu higirätikusse mässitud. Jeesus ütleb neile, päästke ta lahti ja laske ta minna. Nüüd, siin on üks võrdpilt tegelikult. Mulle meeldib see võrdpilt. Kui inimesed saavad päästetud, nad ka nagu nad ei saa füüsiliselt üles äratud surnust, aga nad saavad vaimses mõttes surnust üles äratud. Amen. Ja kui sa märkad, mis nad ütleb, Jeesus ütleb nendele, kes seal ümber olid, siis need lähedased tal, et mida päästke ta lahti, laske ta minna. Nüüd sageli see on ka meie vastutus, eriti kui inimesed tulevad kogudusse juurde ja tulevad võib-olla erinevate sidumiste ja see paraja pagasiga, siis meil on mingi tõsine osa tegelikult selle juures, et need inimesed lahti lasta. Sest need inimesed sageli noore kristlasena ei ole selles potentsiaalis, et saada vabaks. Mõni tuleb veel kogudusse, ta võib-olla suitsetab, mõni tuleb kogudusse, ta on võib-olla mingisuguste muude sõltuvuste küüsis või mingisuguste muude mentaliteetide küüsis, mis on vägagi valed ja tal on vaja kedagi, kes teda aitab sellest välja tulla. Amen. Ja meil on ka selles osa. Nii, vaatame veel paari kirja kohta Vanast testamendist. Ma kasutasin eelmine kord neid, aga ma tahan neid läbi vaadata, kuigi me oleme päris palju siin muud ka juba rääkinud kõige selle keskel. Habakukke 2.14. See on üks Vana testamendi raamat, kes mobiilist otsivad, leiavad hästi kiiresti ülesse. Aga piiblis paberkujul tohib täiesti vaadata sinna sisukorda, kus see asub. See ei ole midagi halba. See on üks nimetud väikestest prohvetitest seal kuskil lõpu otsas tegelikult peaks olema minu meelest. Habakukke 2.14 ütleb, sest maa saab täis Jehova au tundmist, otse kui veed katavad mere põhja. Nüüd, kui sa oled gloobuse kätte võtnud, oled sa avastanud seda, et maakera on ümmargune. Igaks juks tuletan meelde seda sulle. Nüüd, ta küll on natukene lömmis, aga sellegi poolest enam-vähem ikkagi jääme selle juurde, ta on ümmargune ikkagi. Nüüd, ja siis ta ütleb, et veed katavad mere põhja. Ja kui sa vaatad neid erinevaid ookeane, pluss siis ka kõik, kui ta räägib meredest, ütleme siis ookeanid ja ütleme ka mida veel, siis nimetakse mereks ka veel, siis seda on nagu kogu selle üldise maakera pinna suhtes ikka päris palju. Ma ei tea, ma ei ole nüüd värskelt uurinud neid asju, kui keegi mäletab kuskilt geograafiast, et kas seda isegi on äkki pool lausa seda vett või? Kogu sellest üldisest maakera pinnast on või? Keegi mäletab? Rohkem isegi veel? Kõvasti rohkem isegi, no võt. Nüüd see räägib sellest, et nagu Jehova au tundmist saab olema maa täis. Järelikult seda saab ikka väga paras jagu olema, et see võrdpilt on nii-öelda, ei ole juhuslikult siia pandud. Ja see sama Jumala au tundmist. Nüüd see räägib tegelikult sellest samast kogemusest ja sellest, et inimesed tõesti, nad kogevad ja puutuvad kokku reaalse Jumala auga. Amen. Ja Jesaja 45, loen sulle Vanast testamendist ka. Jesaja 45 ütleb, siis ilmub Jehova au ja kõik liha näeb seda üheskoos. Igaks juhuks tuletan meelde,
et Jumala au ilmnemine ei tähenda ainult mingisuguseid ilminguid, vaid see, et Jumala au on ilmnenud, see võib olla väga paljudel erinevatel viisidel. Ma lugesin ette, võid olla tervenemised, surnud isegi ülesäratamised, finantsimed, elumuutused, väga paljudes erinevates viisides, kuidas Jumal võib ilmneda. Ja pluss võivad olla ka väeavaldused tõesti ja võivad olla ka nähtav Jumala auhiilgus mingisugustel erinevatel viisidel, kas lausa pilv või lausa tuul või mida iganes võib juhtuda. Aga samuti ka vaimuannid, see on ka üks Jumala au ilmnemise viis. Kõik liha näeb seda üheskoos, jah, Jehova suu on rääkinud. Kiitus Jumalale. Niisiis, see saab nähtavaks. Ja seda on kindlasti rohkesti ja külluslikult. Amen. Vaata veel Hagai raamatu 2. peatüki ja 6. salmi. Sest nõnda ütleb väge Jehova, 2. peatüki 6. salm. Veel pisut aega. Ma ootan ära, kõik mobiiliomanikud on juba käes. Ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa. Nüüd me võime selle üle arutada, mis see värisema tähendab. Ma kaldun arvama, et see ei räägi füüsilisest vappumisest. Amen. Vaid tegelikult see raputus võib olla väga paljudele erinevatel viisidel. Olla ühiskonnas erinevad raputused ja asjad, mis iganes võivad toimuda ja mõningi asi võib meile tunduda vahest, et nagu, kas see on nüüd vajalik või mis nüüd juhtus, mis nüüd toimus. Jumal on sageli, oskab neid asju korraldada. Amen. Ja siis ta ütleb, ja ma panen värisema kõik paganad nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega. Nüüd see sõna toredus, enamus tõlked tõlgivad selle au. Amen. Kas pole huvitav? Ta ütleb, mis asi ta ütleb? Paganate rikkused tuuakse. Ehk siis materiaalsed asjad. Nii raha kui ka mõned siis esemed või asjad, mis iganes. Need tuuakse kogudusse. Ja ta ütleb, et nüüd ta täidab selle koja oma auga. Kui küsid, kas see raha ja need materiaalsed asjad ongi see Jumala au, siis on Jumala au väljendus olnud. Sest Jumala au on selle toonud kohale. Amen. Ütleb siis vägede Jehova, minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägede Jehova. Selle koja tulevane toredus, sõna toredus on jällegi au, peab olema suurem, kui oli esimesel. Nüüd millest ta räägib? Esimene oli mis asi? See oli see sama Vana Testamendi ajal ehitatud tempel. Ütleb vägede Jehova ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Millest ta räägib? Ta räägib Uue Testamendi kogudusest. Mitte niivõrd füüsilisest hoonest, vaid kogudusest, mis saab olema suurem see Jumala au hiilgus, kui oli see, mis oli vanas lepingus. Sest kui nemad, nagu öeldakse, õnnistasid selle Vana Testamendi templi sisse, Jumala au hiilgus langes sinna. Sellisel kombel, et preestrid ei saanud teenima jääda. Eelmine kord me vist lugesime seda kirja kohta. Mis tähendab, et nad ei saanud teenima jääda? Nad kukkusid väes maha. Nad ei saanud seista. Nad olid seal kõik siis nii-öelda külili maas või mis iganes moodi nad olid, sest Jumala vägi oli nii võimsalt sinna ohale tulnud. Nüüd, mis see oli tegelikult? See oli küll üks Jumala au ilmnemine, üks väeilming täiesti. Ja Jumal võib selliseid asju teha ka tänasel päeval. Amen. Et Jumala au hiilgus tuleb sellisel kombel kohale ka koguduse ruumides. Aga nüüd tänasel päeval see ei ole niivõrd ainult selles ruumides küsimus, vaid see on milles? See on see sama kogudus kui vaimne hoone. Ja see saab olema täis, mida? Jumala au hiilgust. Ja ma eelmine kord tõin välja siin see sama sõna, mis on meie eesti keeles tõlgitud rahu. Siin on siis heebrea keeles üks tuntud sõna, mida paljud meist on kuulnud, on shalom. Ja enamus on kuulnud seda sõna, aga paljud ei tea selle tähendust. Nad teavad, et see tähendab lihtsalt rahu, ega see ei tähenda ainult rahu. See sõna tähendab rahu, turvalisust. See on väga oluline see juures. Tähendab seda, et see räägib jumalikust kaitsest. Amen. Ja ka turvalisusest selles mõttes ka, kui me ütleme ohu eest ja kõik võime sükestest asjadest. Turvalisusest räägib. Siis see räägib ka jõukus,
on selle sama sõna tähendus. Jõukus, Jumal toob oma rahu ja sellega kaasas on jõukus, heaolu ja ka tervis. Ja tegelikult, kui sa oled uurinud Uut Testamenti, siis see tegelikult sisaldab eneses kogu seda paketti, mis Jeesus meile lunastuse kaudu on andnud. Ta on andnud sulle rahu, jõukuse ja ka tervise. Amen. Ja need on kõik selle sees. Ja see on kus kohas, selles paigas ma annan rahu. Amen. Nagu meie tõlge siis ütleb, jah, selles paigas ma annan rahu, ütleb vägede Jehova. Lainet tõlge toob siin teise elemendi juurde, selles paigas ma annan rahu ja jõukuse. Aga nagu sa saad aru, tekstis on seal veel rohkem tegelikult sees isegi. Nii kiitus Jumalale, ta on andnud sulle siis šalomi. Kui sa tahad kasutada seda sõna, siis tea vähemalt, mis selle taga on. Amen. Nii. Nüüd ma toon ühe elemendi siia nüüd juurde veel kogu selle juurde ja läheme 1. Saamueli 2:30. Ma tõin ennem välja selle, mis tähendab au. Au on just see tähendab siis ka raske, kaalukas. Nüüd me kasutame seda väljendit ka tegelikult kaalukas. Ja see ei viita otseselt sellele, et miski kaalub raskesti või et on raske, vaid see viitab sellele, et see on oluline ja väärtuslik ja tähtis. See on kaalukas asi või see on kaalukas, mis iganes tõde või kuidas iganes kontekstis sa ütled. Nüüd see räägib ka Jumala aust. Ja vaata, nüüd siin on üks kaalukuse element ka tuleb sisse. 1. Saamueli 2:30, me oleme seda kirja kohta juba varem ka mitmeid kordi lugenud, aga loeme uuesti. Ta ütleb, sellepärast ütleb Jehova, ta räägib siin siis, see on siis kes see nüüd oli, Eeli, õigus, mul ei ole kelli kirjutatud. Sellepärast ütleb Jehova, Iisraeli Jumal, mina olen tõesti öelnud, sinu sugu ja su isa sugu peavad igavesti elama minu ees. Aga nüüd ütleb Jehova, jäägu see minust kaugele, sest kes austab mind, seda austan mina ja kes mind ei pane mikski, on põlastusväärt. Ehk siis, nüüd, mis ta ütleb, kes austab mind, seda austan mina. Mis see tähendab? Austan. Me oleme võib-olla kuulnud sükest väljendit, võib-olla tänapäeval väga palju ei kasuta. See inimene austas meid oma kohaloluga. Vahest öeldakse niimoodi, eks ju. Eriti kui see on väga tähtis või isegi väga nii-öelda oluline isik või tuntud isik, siis ta austas meie üritust oma kohaloluga, midagi taolist. Mis asi tähendas? Ta pidas seda oluliseks ja tähtsaks. Nüüd, kui meie peame Jumala asju oluliseks, ehk me austame teda, siis tema austab ka meie üritust oma kohaloluga. Ja kui Jumal tuleb kohale, siis nagu öeldakse, see tähendab kindlasti, et inimesed võivad seda füüsiliselt tunda, aga Jumal tuleb kohale, siis asjad hakkavad juhtuma. Inimesed hakkavad terveks saama, inimestel vajadused saavad täidetud, inimesed hakkavad vabaks saama, väga paljud asjad hakkavad juhtuma. Ja kas sa märkad, millega see on seotud? Meie suhtumisega Jumalasse. See, kas Jumala auhiilgus on meie seas ilmnemas, see ei ole juhuse küsimus. See ei ole lihtsalt see, et mis meie saame teha, Jumal vahest tuleb ja ilmutab ennast ja ei. Kui sa uurid jällegi, kui ma rääkisin nendest ärkamise nagu ajalugudest või ajaloost, siis sa võid märgata nende ärkamiste juures on alati üks element, et on ühed inimesed olnud, üks mingisugune grupp või kuidas iganes, kes on tohutult hakanud igatsema ja soovima, et Jumal võiks tulla ja Jumal võiks teha oma asju. Nad on äkiliselt hakanud üliväärtuslikuks ja oluliseks pidama Jumala asju. Ja see on väljendunud kas nende palves, see on väljendunud selles, kuidas nad Jumala sõna on uurinud, kuidas nad on kokku tulnud ja see tohutu kirglik, innukas ja see tohutu põnevusega Jumala otsimine. Ja see on sageli selle käivitanud. See on enamasti see võti olnud, see ei ole lihtsalt juhuslikult olnud, et lihtsalt kukkus, nagu öeldakse, lihtsalt alla. Ei, see on alati olnud sellega seotud, et keegi igatses, keegi väljendas seda, et Jumala asjad on tema jaoks olulised.
Nüüd meil on võimalik seda ka siin koguduses samamoodi teha. Ja ma ei räägi ainult täna või meil võimalik laiemas mõttes see, et me hakkame pidama ülimalt oluliseks seda, mis Jumal peab oluliseks. Ja see hakkab väga väikestest asjadest peale isegi. See hakkab sellest peale, kuidas sa suhtud Jumala sõnasse. Amen. See hakkab sellest peale, kuidas sa suhtud Jumala kogudusse. Ma tean, me oleme nendest asjast rääkinud, aga seda meil on vaja järjepidevalt rääkida, sest see loob selle keskkonna. Sest me näeme siin Eeli, temal ei läinud korda Jumala asjad tegelikult. Ja see oli väga tõsine asi tegelikult. Ta suhtus ükskõikselt ja hoolimatult sellesse, mismoodi tema pojad käitusid. Ta ei korrigeerinud neid või tegelikult ta midagi ütles, aga ta tegelikult tehniliselt ta ei pannud neid paika. Ta lasi nendele käituda ja teha Jumala asjadega, mis iganes neile meeldis. Nad käitusid nahaalselt kõigi ohvrite ja asjadega ja ta oli ükskõikne selle suhtes. Ja talle puudus tegelikult Jumala kartus, ehk siis, mis asi see oli? Jumala aukartus, ehk siis ta ei austanud Jumala asja. Ja siin me näeme, Jumal ütles, et tema suhtub ka sellisesse inimesesse, ta ütleb, et ta on põlastusväärt. Ja ehk siis ta ei ole mingit kaalukust, ei ole selle inimesest tema Jumala jaoks. Ehk siis selle inimesel on võib-olla terviseprobleem, ta on võib-olla raskesti haige, tal on see või teine või häda või mis iganes. Ja kuna talle Jumal ei lähe korda, siis seda imet ei sünni tema jaoks. Ja mõndade inimeste võti tervenemisel ei ole mitte see, et ma pean tunnistama seda tervenemise kirja kohta ja lugema seda kirja kohta ja uurima tervenemiskirja kohta ja asju ja mis iganes. See ei pruugi alati olla võti. Üks mõte või vahe siia mõte, kui ma selle tervenemise teema siia tõin. Kas sa oled märganud õpetussõnade 4. peatükk ja 20. salm ütleb: mu poeg, pane tähele mu sõnu, pööra oma kõrmu kõnede poole, ära lase neid enesel silmist, hoia need oma südamest, sest need on eluks sellele, kes need leiab, ja terviseks, või mitmed tõlkid ütlevad, ravimiks kogu tema ihule. Nüüd, kas sa märkasid ühte asja, tuntud kirjakoht, mul on see pähe juba jäänud, seal ei ole kirjutatud, tervenemise kirjakohad on need, mis sa peaksid tähele panema. Siin ei ole kirjutatud. Jooso 1.8 ei ütle ka, ärgu lahkugu see tervenemise kirjakohad sinu suust. Vaid siin on kirjutatud, ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust. Ja mõne inimese võti tervenemisel ei ole tervenemise kirjakohad, mida peab korrutama, mida peab lugema, vaid on mõni muu eluala, mis vajab kordaseadmist. Ja see probleem ei ole selles, et ta usk tervenemisse on, nagu öeldakse, väga nõrk, vaid probleem võib olla selles, et tal on mingid asjad väga korrast ära, mis iganes, on see vahest suhetes. Võib-olla on see, et ta pole kellelegi andeks andnud. Mõne inimese puhul võib-olla on hoopis see, et ta, nagu öeldakse, ta käib oma raha asjadega valesti ümber. Mõni inimene, näiteks Kenneth Hagin toob ühe näite oma teenistuses, kus inimene, kes ei maksnud 10 ja tervendusjärjekorras, nagu öeldakse, ta adresseeris seda ja see inimene parandas meelt ja otsustas Jumalale 10 maksta, sai terveks. Nüüd sellised asjad, kes on ka tõhtis oluline. Hämmastav, kui sa oled näinud seda Jumala sõnast ja seda oled kuulnud seda ja kui inimene on seda ignoreerinud, siis tegelikult, mis ta on, ta tegelikult ei pea Jumala asju tähtsaks ja Jumal, nagu öeldakse, ei pea teda ka tähtsaks. Ja tema tervis, nagu öeldakse, okei, sa soovid niimoodi teha, sinu isiklik asi, lase käia. Ja inimesed võivad olla aastaid vahest haiged ja mingites probleemides ja asjad ei muutu. Ja võti ei ole see, et ma pean iga hommiku tunnistama seda kirja kohta ja toda kirja kohta, vaid võti on see, et ta peab sageli otsida Jumalat ja leida. Võib-olla midagi peab muud korda seadma. See ei tähenda seda, et sa pead olema mingis totaalses patus, aga võti võib olla kuskil mujal. Amen. Võti võib kuskil mujal olla. Ja näiteks, kui sina oled ka mingi asjaga ja sa ei ole näinud tulemust, mingisugune asja suhtes isegi usus seismas ja sa ei ole pikka perioodi näinud seda läbimurrangut või kuidas iganes sa nimetad siis seda muutust, mine Jumala ette hakka küsima. Jumal, kas on midagi, mis ma peaksin võib-olla korda seadma oma elus? Nüüd sa ei tähenda, sa peaks olema hukkamõistu all. Ma olen kindlasti nüüd pattu teinud. Vahest see on mingisugune väike nüanss, mingi element. Vahetevahel mõne inimese jaoks on suhetes on midagi vaja korda seada. Kui sa oled abielu inimene, vahetevahel on vaja oma abikaasaga asjad korda seada. Ja kui see asi korda ei saa, siis asjad, nagu öeldakse, ei pruugi mitte kuhugi liikuda.
Ja sageli see ei ole selline küsimus, et nii-öelda ma pean nüüd täiuslikult käituma ja täiuslikult elama. Iva on selles, see on tegelikult otsuse küsimus. See on valiku küsimus ja nagu öeldakse, seada asjad korda, anda andeks, sageli ka paluda andeks. Mõned inimesed ei oska seda teha muuses. Aha, see on tõsine teema tegelikult. Mõned inimesed ei oska seda teha ja nad ei ole valmis seda tegema. Sest et inimestel on üks inimlik, lihalik mõtlemine on see, mina ei saanud kindlasti valesti teha. Kõik teised, nagu öeldakse, teevad valesti. See on see vana, väga klassikaline asi. Kui Aadam võetakse Jumala poolt nii-öelda jutule või vaiba peale kutsutakse ja küsitakse ta käest, et miks sa sellest hea kurja tundmise puust sõid, siis mis oli tema vastus? See naine, kelle sa mulle andsid. Tema vastus ei olnud, jah, mina sõin, ma võtan omaks, tunnistan üles, parandan meelt, see oli vale. Ei, tema vastus oli see naine, kelle sa mulle andsid. Ja küsimus ei ole selles ainult, et me mehed üritavad kõik naiste kraesse lükata, vaid küsimus on selles hoopis, et inimene sageli ei taha võtta vastutust. Mina tegin valesti, ma pöördun ja parandan meelt sellest. Amen. See on see oluline võti tegelikult ja see on tegelikult, ja ega see naine parem ei olnud ka selle asi juures. Sest kui tema käest küsiti, mis asi oli, siis see madu pettis mind. Jällegi, nagu öeldakse, mõlemal neil oli meelevald, mõlemal oli neil valiku võimalus ja vabadus öelda selles kohas ei ja saata see madu minema, aga nad lihtsalt otsustasid, kuna see tundus põnev ja tundus huvitav ja tundus nii-öelda targaks tegevat ja tegid selle valiku. Nüüd, me ei ole keegi kahjuks nii-öelda nii tublid olnud, et me ei ole analoogseid valikuid oma elus võib-olla teinud. Aga nüüd see ongi sama koht, et sa võtad vastutuse ja ütled, et isa, ma parandan meelt, anna mulle andeks, vahetega ajal, kui see on inimestega seotud, pöördu see inimese poole, ütle, et anna mulle andeks, ma tegin seda valesti, see ei ole õige. Amen. Ja vahest see võib olla erinevad elualad, mis seda võib puudutada. Amen. Niisiis, ja me näeme siin siis, Eeli, ta ei pidanud Jumala asju oluliseks. Ja asi oli, me saame aru, see ei juhtunud, nagu öeldakse lihtsalt niimoodi, et ühe korra nad tegid midagi valesti ja nagu öeldakse kohe see välk taevast tabas neid. Jumal on väga pikameelne ja armuline. Amen. Ja Jumal võib vaeta vahel mõne inimesega väga pikalt isegi oodata ja ta elab mingil väga valel viisil ja käitub väga valesti ja nii-öelda Jumal isegi esitab talle väljakutse ja nii-öelda kutsub teda meeleparandusele ja ta kuuleb isegi seda meeleparandust ja ta võib-olla justkui tahaks nagu seda teha, aga tegelikult ikka ei taha ja see kestab võib-olla mingi perioodi. Meil ei ole näiteks eelloona teada Ananias ja Safira lugu, mis oli nende elus ennem toimumas. Meil ei ole seda kirjutatud lahti. Aga mul ei ole kirja kohta selle jaoks päris tõest, aga vaadates üleüldises mõttes piibli printsiipe, siis ma olen veendunud, et see ei olnud esimene kord, kus nad analoogset asja tegid. Või sellises mentaliteedis või sellises stiilis käitusid. Sest me näeme, ilmutuse raamatus on meil väga hästi näha see skeem, kuidas Jumal tegutseb, kui ta räägib sellest naisprofet, kuidas ta nimeks on, Iisebel, jah, kes nii-öelda, ta kirjeldab sellest, mis ta tegi ja mismoodi, ja siis ta ütles, et ma olen talle andnud aega meeleparanduseks. See on seesama, kus Jumal annab alati kõigile aega meeleparanduseks. Aga siis ta ei ole tahtnud ja siis Jumal mõistis ta meile kohut. Et see on seesama skeem tegelikult, mismoodi Jumal tegutseb ka, et ta annab alati kõigile aega meeleparanduseks, alati muuta meelt, seada oma asjad korda. Jumal annab selle võimaluse alati kõigile. Aga mingil hetkel, nagu öeldakse, see mõõt võib täis saada ja see mõõt ei saa selle järgi täis, mis meie arvame. Et kuule, mul saab sellest juba kõrini, vaata, mismoodi see inimene käitub ja vaata, mismoodi ta teeb ja mis ta ütleb, mul on sellest kõrini. Võib-olla küll, sinu võib tõesti kõrini olla, aga Jumal on see, kes otsustab neid asju. Ja see kohtumõistmine mingil hetkel võib tulla, aga me ei pea, nagu öeldakse, ise nii-öelda elades valesti või midagi taolist tehes seda testima, millal mõõt täis saab. Amen. Sest et see oli väga kainestav, kui Ananias ja Safira see lugu seal juhtus. Kogu kogudusel oli see ülimalt kainestav. Ma olen veendunud, selles koguduses ei olnud enam pärast seda juhtumit mitte ühtegi valetajat. Absoluutselt garanteeritud. Kui sina oleksid sellel koosolekul kohal olnud
ja nagu oleks näinud seda asja oma silmaga pealt ja või isegi kui sa oled kuulnud sellest, nagu oleks sinu elus oleks valetamise probleem lahendatud ühe hetkega olnud. Ei olnud vaja paluda ei vabastust ega ei olnud vaja pikalt meelt uuendada ja igast trikke teha ja uurida ja mõtiskleda ja ühe hetkega oleks probleem lahendatud olnud. Ja tegelikult hämmastav on see, et väga paljud probleemid on tegelikult ka selle sama taga, et meil nagu oleks inimesed, nagu oleks nad tahavadki venitada. Nad lihtsalt venitavad nagu see, mul tuleb minu isa väljend, ma vabandan selle eest, see ei ole piibli väljend, venib nagu lehmatatt. See kõlab väga banaalsena, aga minu peres nagu kasutati sellist väljendit. Nüüd just see sama, just mingi asi on hästi pikalt sükene veniv ja sükene kunagi nagu ei tehta ja mida iganes, see kunagi ei sünni. Ja me ei tohiks olla sellised. Amen. Me ei peaks ootama, millal nagu oleks see Jumala kannatlikkus ja Jumala pikameelsus nii-öelda otsa saab. Väga paljud asjad on see, et tuleb teha stopp selle asjale, lõpp sellele ja kõik. Amen. Ja vahetevahel inimesed tahavad liiga palju sükest venitamist ja ootamist ja loodavad, et sellega saab ju veel. Ja sageli nad saavadki eel, aga Jumal oleks midagi palju paremat nende jaoks, kui nad oleks selle asjale pannud. Ükskord kõmm, lõpp ja edasi minna. Amen. Ma ei saa, sellepärast sa ei saa, et su suu ütleb seda. Su suu ütleb seda. Kui sa hakkad ütlema, jah, ma saan ja ma teen seda. Ja Jumal annab mulle armu ja jõudu ja sa teed selle. Pärast Ananias ja Safira lugu nendel kellegil ei olnud raskusi valetamisega enam. Ei olnud. Miks pärast, sest et see on üks jumalik sükene, nimetame seda šokiteraapiaks või iganes nimetame seda, aga see kainestas väga tõsiselt. Nüüd oleme ausad, me saame lõpuaegadel kindlasti analoogseid lugusid või situatsioone ka nägema. Miks pärast, sest et Jumal tahab oma auhiilguse tuua ühel hoopis teisel tasemel kogudustesse. Amen. Ja need ei pruugi olla täpi pealt samasugused lood, aga nad võivad olla natuke teistmoodi. Meil võib olla ka selliseid situatsioone, kus need ei ole otseselt koguduses toimunud, aga mõned inimesed, kes lihtsalt surevad noorelt ja see on asi, mis me peame nagu öeldakse ka võtma tõsise hoiatusena. Inimesed surevad noorelt sellepärast, et nad ei parandanud meelt ja ei seadnud oma asju korda mingisuguses teemas. Ja me näeme ka 1. Korintuse kirja 11. peatükk räägib sellest ka, kui nad ühiselt koos leivaurmisest osa võtmas. Ja ta viitab sellele, et mõned inimesed teist on läinud magama. Ta viitab, milles asi, nad surid noorelt. Miks pärast? Sest nendel ei olnud õiged hoiakud ja suhtumised kaaskristlaste suhtes. Mis asi see oli? See oli kohtumõistmine tegelikult, mis neid tabas. Ka tolleaegses koguduses. Tõsine teema, on ju? Aga kiitus Jumalale, et Jumal on see, kes tahab anda meile armu ja tahab, et me võiksime asjadesse õieti suhtuda. Kiitus Jumalale. Ma arvan, ma pean kuskil selle asja täna kokku võtma. Ja ma läheme järgmine kord selle teemaga edasi. Teeme veel lahti Mattuse 7.6, siis ma võtan selle asja kokku. Ka tuttav kirjakohti, ma arvan. Mattuse 7.6. Ärge andke seda, mis on püha koertele. Ja ärge heitke oma pärleid sigade ette, et nad ei sõtkuks oma jalgadega ega käänduks ja teid ei kisuks. Nüüd, millest Jeesus räägib? See läheb selle eelmise kirjakohaga, mis ma siis sealt 1. Saamueli 2. peatükist ja 30. salmist tsiteerisin väga hästi tegelikult kokku. Mis on sigadega või mis nende arusaamisega on? Nende arusaamisega on selline asi, et nendel ei ole arusaamist asjade väärtusest. Kui sa paned nende ette, ma ei tea, pärlid ja ma ei tea, uniku herneid, siis on üsna selge, mis nad valivad. Nad võtavad kohe herneid, sest et seda saab süüa, see on mõnus ja need pärlid lükatakse kuskile kõrvale. Aga sina inimesena saad aru, kumb neist on tegelikult väärtuslik. Ja oskad seda asja hinnata.
Ja nüüd see on, millest ta räägib tegelikult, see on sama asi, et kui me ka Jumala asjade väärtust ei oska hinnata, ei pea neid väärtuslikuks, siis neid asja ei anta ka meile. Kas Jumal nimetab meid seaks või selle võrdpildiga selles mõttes see kahjuks võib osutuda selleks, sest see ei ole mitte juhus, või see on meie enda valiku küsimus, mis me teeme selles asjas. Amen. Aga see on just seesama, et kui me ei pea Jumala asju väärtuslikuks, siis meil ei anta neid. Kui me ei pea Jumala tööd väärtuslikuks, siis me ei saa näha ka Jumala auhiilgust. Amen. Kui me ei pea Jumala kogudust väärtuslikuks, me ei saa näha Jumala auhiilgust. Ja see on väga oluline, kuidas inimesed suhtuvad üldse kogudusse, Jumala koguduses tehtavatesse asjadesse, ka isegi ülistusse, Jumala sõna jagamisse. Amen. Ma olen rääkinud ikka ühte lugu, mul endal selles mõttes kurb selle inimese suhtes, kes on tänasel päeval vaimulikult väga paras segaduse puntras. Ühte meeste koosolekut olime mingi mitmed aastad tagasi korraldama, siis on meie koguduses see inimene. Ja temaga suheldes seda koosolekut korraldades ta oli nagu üks, mingis mõttes nagu selle asja nagu ka korraldaja või organiseerija. Ja temaga arutades, et kuidas see koosolekut võiks teha. Ja kui ma hakkasin rääkima sellest, et tuleme kokku ja ülistame koos ja siis uurime Jumala sõna ja siis tema kommentaar oli selle peale, kas peab alati iga kord jälle mingi tund aega jälle midagi rääkima kogu aeg? Kas me ei võiks niisama mõnusalt seal koos olla, juttu rääkida, süüa ja grillida ja chillida? Ei või! Ja muidugi, kuna mina olin selle asja nagu põhiotsustaja, siis muidugi ma ei lasknud selle ennast liigutada, aga ma nägin seda, et tema jaoks ei olnud tähtis see. Tema oleks tahtnud grilli ja chilli saada ja teda mingi ülgse Jumala sõna ei huvitanud. Mitte see, et me ei võiks natukene meelelahutust ja et me ei võiks süüa. Me näeme, nad said ka esimeses Korintuse kirjas räägitakse. Räägib isegi seoses leivamurdmisega, nad ka sõid ühiselt koos. Ja Piibel räägib sellest, et nad olid koos ja tundsid ennast mõnusalt ja võtsid sellest osa. Amen. Ja see ei ole midagi valet. Aga Jumala sõna on olulisem sellest kõigest. Amen. Sest see on tähtis ja see on tohutu väärtus. Ja kui sa seda hakkad väärtustama, siis see muudab sinu elu. See toob sulle tervenemise, toob sulle ka rahad ja või ka vahendid, mis iganes see on, siis toob sulle soosingu õnnistu sinu ellu. Ja kui sa Jumala sõna hakkad tähtsaks pidama igas situatsioonis, siis see muudab sinu elus väga palju asju. Amen. Ja kõik muu see inimlikult asja, mis võivad meeldida, need on vähe need ei ole nii olulised. Amen. Ja kui me paneme need prioriteedid enda jaoks paika, me saame nägema Jumala au. Amen. Kiitus Jumalale. Halleluuja. Kiitus su Isa, ma tänan sind. Ma tänan sinu sõna eest, et see on hea, et su sõna on väärtuslik. Ja Isa, ma palun ka iga inimese eest ja eest, et nad võiksid tõesti rohkem igatseda sinu järgi, igatseda sinu sõna järgi, igatseda sind tundma õppida, januneda selle järgi, mis sa oled valmis panda. Isa, palun, et igaüks siin koguduses peaks seda kogudust ja seda, mis sa oled tegemas siin koguduses ja selle koguduse kaudu oluliseks ja väärtuslikuks. Isa, ma tänan sind ka paljude eest, kes juba on pannud oma käe külge ja väljendanud sellega seda, et see on oluline, mis sina oled tegemas. See on tähtis, mis sina oled tegemas. Isa, anna neile rohkesti ka lõikust selle tõttu, et nad on pidanud sinu asju oluliseks. Sest et kui nad on austanud sind sellega, siis sina austad neid. Ja Isa, kes vajavad tervenemist, kes vajavad lahendusi, kes vajavad muutusi oma ellu, Isa, las need tulevad nende ellu. Ja Isa, kellel on küsimärgid, miks miski asi ei ole muutunud, miks mingi tervenemine ei ole sündinud, miks mingi lahendus ei ole tulnud. Isa, anna vastused neile. Anna vastused ja anna neile strateegia, mis nad peaksid tegema, et näha oma elus muutusi. Sest sinu tahe on, Isa, kõigi meie jaoks, et me võiksime käia täies tervis sinu taevases varustuses. Isa, et me võiksime kõik seda näha. Isa, ma tänan sind nende vastuste eest ja lahenduste eest ja asjad saavad kiiresti muudetud, sest et nad lihtsalt võtavad aega, et sind otsida ja sinu käest tuleb vastus ja sinu käest tuleb tarkus ja strateegia ja kurat ei saa enam hävitada, ei saa neid segada, ei saa neid kinni hoida enam haiguse kütkes, vaid sina oled Jumal, meie ravija. Tänu su Isa. Kiitus su Isa. Halleluuja. Austus sulle, Isa. Kiitus su Isa. Ülistus sulle.
Austus sulle, Isa. Tänu sulle sinu auhiilguse eest. Tänu sulle sinu püha vaimu ligiolu eest. Mitte ainult tuntaval kombel, mitte ainult ilmingute näol, vaid see, et sa tõesti võiksid meiega kõneleda, meie elusid mõjutada ja muuta. Halleluuja. Tänu sulle, Isa, selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Amen. Amen.